Eesti Ujumisliit ja Kalevi Ujumiskool korraldasid ühises koostöös Kalevi Spaaga ujumise noortesarja Läänetsooni etapi. Võistlusele oli üles antud üle 250 lapse, võisteldi 6 erinevas vanuseklassis 3 võistlustiilis. Kõik meie paremad ujujad on selles sarjast läbi käinud. Alates olümpiavõitjast Ivar Stukolkinist ja lõpetades tänaste tähtedega. Martin Liivamägi ja Martti Aljand ja siin Triin Aljand ja neid on pikk rida, Jane Trepp ja nii, et nad on kõik läbi käinud selle kadalipu. Samaaegselt Tallinnas toimunud võistlusega toimus Tartus lõunatsooni ujumisvõistlus. Erinevate tsoonide parimad kohtuvad omavahel finaalvoorus. Iga vanuseklassi parimaid autasustati medaliga ning tublimad poisid ja tüdrukud said tasuks ka eriauhinna. Võistluse ühe korraldaja Kalevi Ujumiskooli treeneri Urmas Jaamuli sõnul on ujumine laste seas väga populaarne ning peale on kasvamas üsna talendikas seltskond. Jaamul usub, et ujumine arendab lapsi nii vaimselt kui füüsiliselt. Igas vanuseklassis on oma praegused liidrid, aga mis on aasta pärast või 2 aasta pärast, see väga kiiresti muutub, nii et praegu ma ei oska tõesti öelda, kes siin on, nagu öeldakse, tulevane täht. Kõik hakkavad väikeste laste kursustest pihta ja seal saavad eriti sügisel ja kevadel saavad need kursused ruttu täis. Siin vahepeal on nii väheke talvel ja kui siin see pimedam aeg on. Et siis on, aga ei saa kurta, sest konkurents on alade vahel ju suur, eks ole. Jalgpall võtab eriti poisse ära ja siin on teised alad ka, iluuisutamine ja kaunid spordialad siin, eriti tüdrukutel. Noorte ujujate jaoks oli tegemist suurepärase võistlusega, võrdlemaks end eakaaslastest ujujatega ning kokkuvõttes oli laste jaoks tegemist väga meeldejääva päevaga. Võistlejatele elati igal ujumisel häälekalt kaasa ning basseini ääres valitses väga sõbralik õhkkond. Ja tütarlaste 3. vahetus, esimene rada.